Tere, minu nimi on Madis. Ma olen 28-aastane ja mul on diagnoositud skisoafektiivne häire. Kõik sai alguse 16-aastaselt, kui spordikaaslased mind koolis kiusama hakkasid. Sattusin depressiooniga 8 kuuks psühhiaatria haiglasse. Aasta hiljem aga ilmnes psühhoos ning mul diagnoositi skisofreenia. Aja mööduses sattusin uuesti haiglasse. Seetõttu kaotasin töökoha. Pooleli jäi nii koolitee kui juhilubade tegemine. Ajapikku hääbusid ka suhted sõpradega. Kuna olin pikalt sügavas depressioonis ning liikusin vähe, siis tekkis ka ülekaal. Läks palju aega, kui suutsin end lähedaste ja sõprade toel kokku võtta. Hakkasin tegelema sellega, mida mulle kõige rohkem teha meeldib, eelkõige keha aitamisega. Kuidas siis tegeleda sellise haigusega ja kuidas võtta omaks haigus? Kindlasti kõik lähedased võtta nende abi nõu kuulda ja kindlasti mitte eirata, nii nagu mina neid tegin. See on vale. Kindlasti võtta ravimeid, nagu arst määrab, käia arstivisiitidel, see on väga tähtis, ääretult tähtis. Ja tervislik elustil kindlasti, öörežiim, see on unerežiim on väga tähtis, et kindlasti õigel ajal magama. Üks suur asi, mis aitab vaimse tervise häiretega inimestel on see, et kui ta leiab oma hobi uuesti üles ja tegeleb sellega. Kõige tähtsam siin elus on, et sul oleks kirg, sa ei tohi kunagi alla anda ja et alati on lootust.